Hommikuste põnevate esinemiste tehnoloogia kirjeldustele kirjutaksin mina 2 käega alla. Aga tõlgendused, kuidas see meile mõjub ja mis see tähendab meile ka töötajatele, seda ma ütleks, et need on natukene võib-olla pessimistlikud minu vaatest, et need mured, mis seal on pigem tulenevad inimesest endast, meie ahnusest, rumalusest ja mitte nii palju tehnoloogiast. Kui me vaatame tehnoloogia mõju, et kuidas ta on võimestanud eri osapooli ühiskonnas, siis selles ei ole kahtlust, et kõige rohkem on ta võimestanud inimest, üksikisikut ja üldse mitte nii palju ei riiki ega tööandjat. Nii et see on minu mõte. Aga loomulikult on seda nii palju ja nii keerukat, et küsimus, kuidas me sellega hakkama saame üksikisikuna, mida kõik tuleb, mida tuleks õppida, millises tempos, mis on järgmine põnev artikkel, kuidas ma sellega hakkama saan. Või veel rohkem, kuidas me organisatsioonina sellega hakkama saame. Või meie PCS koolituse konkreetne teema, kuidas me koolitusettevõttena sellega hakkama saame, kui selle nii suureks, keerukaks, nii mahukavaks ja nii dünaamiliseks muutuvaks. Teaduslik meetod ütleb lihtsusta. Võta mingisugused põhiprintsiibid, lähtu nendest, dekomponeeri. Mis need põhiprintsiibid võiksid olla, mida meie oleme mõelnud, mida mina julgeksin öelda ja soovitada? Õppida ei ole vaja. Iseenesest õppida ei ole vaja. On vaja osata ja teha. Õppimine ei ole eesmärk, õppimine on vahend elus hakkama saamiseks. Järgmised põnevad digiteemad, mida ma võiksin siis teada, on toredad mnemoturniiri jaoks. Aga minu reaalse töö jaoks, eks me saame alati valida eesmärke püstitada, mille jaoks see on. Kompetentsipõhine arusaamine. Teadmine on tore, aga ilma oskuseta, mis on sihipärase planeerimise ja elluviimise võime, ei ole nendest teadmistest midagi tolku. Ka oskustest on järjest vähem ja vähem tolku. Räägime kompetentsidest, räägime pädevustest, kus lisaks teadmisele ja tegutsemisoskusele on konkreetne kontekst. Kuidas me künname? Me võime osata künda, aga kuidas meie praegustes oludes, sellise mahepõllunduse juures, sellise viljeluse korralduse juures künname? See muudab asja keeruliseks. Kontekst on palju tähtsam, oskused ilma kontekstita on väga vähe väärt. Kus me need kompetentsid saame? Ja uuringud järjest rohkem ütlevad, et formaalharidusest saame me circa 1/3. Ja see proportsioon väheneb. Ja ta väheneb täitsa objektiivsetel põhjustel. Sellepärast, et see sama kontekst, see on nii dünaamiliselt muutuv. Ma võin selle masinõppe või närvivõrkude algoritmi või kas või selle Exceli funktsionaalsuse nagu väga hästi ära õppida, aga ma pean seda oskama väga konkreetses dünaamilistes oludes kasutada. Ja seda ei õpi me mitte midagi kuidagi teisiti, kui ainult praktiliselt neid asju proovides, tehes, seda kaudu uusi kogemusi omandades. Nii et, aga kust tuleb see ülejäänud 2/3? See meie palju räägitud täiskasvanu elukestev õpe. Tuntud proportsioon 70-20-10%. Ja see 70% ei ole üldse täienduskoolitus, millest me räägime ka, kuigi palju vähem kui formaalharidusest, aga ka natuke räägime. Vaid see 70% on töö tegutsemise käigus õppimine. Ise proovin, omandan teadmisi juurde. 20% sotsiaalne. Küsin kolleegi käest, teeme õpitoa, saan hea mentori, juhendaja oma töö juurest. Ja ainult 10% siis need tegelikult, et nüüd läheme ja korraldame meile kõigile järgmise Exceli koolituse. Excel on väga oluline, aga sealt tuleb õige vähe. Nii et see terve pilt on selline. Ja seal on need 2 kõige suuremat komponenti.
kuidas me neid korraldame? Kellele me selle jätame? Kas igale ühele üksikuna vedada, välja mõelda? Kui me teame, et kompetentsus on terve organisatsiooni omadus, kuidas seda korraldada? Mis me teeme sellega siis digioskuste maailmas? Ja digioskused on siis ainult see lähtekoht, eks? Nüüd sellele, et me tõesti saaksime oma tegevusega hakkama inimesena, oma hobides, töökohal, on nüüd see kasutusvõime konkreetsetes oludes, eks? Ja see muutub järjest olulisemaks, andes lihtsalt baasteadmisi mingisugustest metoodikatest või tööriistadest ei ole selle kaaluga. Aga vaatame korra otsa, mis need digioskused siis on. Kõigile meile tuttavad, ma usun küll, baasdigikompetentsid, eks hea mudel, üle-euroopaline standard ja kompetentsimudel DigComp ja defineerib need 5 komponenti. Ja kui te nüüd vaatate, on jumala selge, eks kas või probleemi lahendus. Probleemi lahendus on organisatsiooni, meie töökorralduse põhine. See ei ole see, et mina midagi teen. Eks? See võib olla väga ebaefektiivne, kui mina ise lähen selle tarkvara mingisuguseid probleeme lahendama. Selleks peab olema arukas töökorraldus, eks? Ei ole minu oskustest kinni, on sellest, kuidas me kogu seda asja korraldame. Teine, IT-spetsialistid, tarkvaraarendajad, administraatorid, testijad ja nii edasi. Ka päris selge arusaamine Eestis täitsa heal järjel, formaalharidus täiesti korralikul tipp-top järjel, taas taustal hea Euroopa mudel, mille alusel saate ilusasti mõelda, eks mis siis nüüd selle meie süsteemi administraatori või kasutajatoe kompetentsid ja funktsioonid peavad olema. IT-juhtimine, mis muutub järjest olulisemaks, kuidas ma targa tellijana, eks oskan näha kogu seda tervikpilti. Ja siin on üks vahva mudel, mis Riigikantselei eestvõttel on arendatud Eesti heade ja tublide tarkade inimeste poolt, kuidas tõesti organisatsioon tervikuna peaks nüüd nende digiteemadega hakkama saama. Kõige tähtsam on strateegia, sisu pool, eks, mida me tegelikult pakume ka ametiühingutena, mida me oma kasusaajatele loome ja kogu sellest tulevad siis need digiteemad välja. Kuni selleni välja, eks, et kuidas me mingisugust konkreetset IT-protsessi korraldame. Millest on räägitud vähe, aga järjest ja järjest rohkem, kus Eesti on kindlasti üks eestvedajaid, kus Kutsekoda on tublit tööd teinud, erialased IT-kompetentsid. Eks, et ma olen teise eriala inimene, ma ei pääse ilma nende erialaste oskusteta ja see ei ole need baas digioskused ja need ei ole need IT-programmeerija oskused. Need on minu põllumajandustöötaja, eks, harvesteri juhi IT-oskused. Ja see digikompetentsus, see pilt nagu laias mõistes meil kõigil, ükskõik mis vallas me tegutseme, kes tegutseme oma hobidega või kodus või töökohal, need 4 suurt domeeni ehk valdkonda. See valdkond, eriala, sport, ametiühingut, koolitus, eks, kuidas seal maailm on üles ehitatud, kuidas see töö käib. Andmed, eks, info, mis andmed selles valdkonnas sünnivad, mis on olulised, kuidas sellest aru saada. Eks sest midagi ju, digi ei tee ju mitte midagi muud, kui manipuleerib andmetega meile sobilikul kujul. Nende andmetega, millest me oskame aru saada ja arvutile anda. Siis ta oskab nendega väga kavalaid asju teha, eks. Aga jälle on küsimus formuleerimises ja pärast selle tõlgendamises, kontekstis. Protsesside mõistmine. Kogu töö käib arukates läbimõeldud töökorraldatud protsessides, eks. Kuidas meil see tegevus käib. Ja seda saame digiga toetada. Alles siis tuleb see tehnoloogia pool, alles siis tulevad need äpid, kui need 3 poolt on tehtud.
kes kogu selle tervikpildi, meie kompetentsi, minu kui inimese, töötaja, kui juhi kompetentsi, kui meie organisatsiooni kompetentsuse eest, kes on siin nagu vastutaja ja eestvedaja. Alati see näpuga näitamine, et kõik teised. Riik vastutagu, vabandust, Kristi, ma ei tahtnud sinuga, riik vastutagu, et ma olen tubli ja saan heaga hakkama ja saan hästi hakkama, tööandja või mina. Eks, ja Eestis on selline, et kõik näitavad üksteisele näpuga, aga ise ei kipu võtma. Mina ütlen, et organisatsioon, loomulikult peab iga inimene siin võtma eestvedava rolli, aga kindlasti järgmises etapis organisatsiooni, eks, selle meie kollektiivi, meie üldise töökorralduse roll siin saab palju suurem olema, eks. Mina võin ju väga hästi välja mõelda, kuidas minu töö siin käib, eks. Aga täna toimub see kõik ühes protsessis, koostöös meil ette mõeldud ja arendatud digivahenditega. Kui me seda nagu tervikuna ei vaata, siis on asi viltu. Minul oma töö hästi tegemisest ei piisa, et me kõik teeksime hea tulemuse. Eks me peame seda ühiselt vaatama. Nii et selline terviku vaade, selle ühise konteksti loomine on kriitiline. Kuidas me seda nüüd korraldame, eks, ühes organisatsioonis? Maailma suurkorporatsioonid on sellega päris edukalt hakkama saanud. Eks teame Google Academy't ja mis Facebook teeb ja mis need suured Walmart, kuidas oma 100 000 müügisaali töötajad, kuidas nad neid väga efektiivselt kuni tulemuseni välja, kuidas sa nagu väga hästi oma koolituse ja arenduse saad oma tulemustega siduda. Väiksematele ettevõtetele selliseid mudeleid on vähe. Aga see on see tee, et me peame selle terviku, eks, ja millised täiendkoolitused, kuhu kursusele nüüd me läheme, eks. Kuidas me korraldame oma kollektiivis selle sotsiaalse üksteist toetava õppe. Kuidas ma iseseisvat õpet ka saan toetada. Ja selliseid maailma tööriist on nagu väga vingeid, aga väga suuri ja väga kalleid, eks. Aga ka Eestis natukene teeme PCS näiteks sellise Skillabi platvormiga, mis imiteerib või ka teeb umbes samasugust asja, eks, et meil on üks suur ports õpiampse ühes keskkonnas, kus ma saan siis sellist täiendkoolitust läbida, aga ka vajadusel sealt valida täpselt selle ampsu, mis mul nüüd selle töö jaoks vaja on, eks. Saame korraldada seda niimoodi, et algoritm annab meile AI, tehisintellekt ütleb, et sinu töökoha jaoks, sinu praeguste oskustega, vaat on selline hea tee. Aga teistpidi saan ma ka valida täpselt selle õpiampsu, mis mul on praegu vajalik. Ja kui me sinna nüüd lisame veel oma organisatsiooni, eks, kuidas meil see töö käib, siis see muutub juba päris sellised ka minu iseseisvat õpet toetavaks keskkonnaks. No ja kui me paneme sinna veel kinnistavad töövahendid, siis see on see. Niisiis, mis see mõte selle asja juures on? Jah, me oleme palju selliseid digioskuste kursuseid korraldanud. Me oleme tegemas seda ka täna nendele inimestele, kes veel ei oska. Meil endiselt on võib-olla 100 000 inimest, aga jutt on selles, et nad niivõrd palju ei taha. Nad ei ole sellest huvitatud. Mitte, et me nende kursustega nendeni ei jõuaks, kui neil soov oleks. Nii et kuidas me loome ka oma organisatsioonis, eks, need võimalused, et igapäevaselt saame selle õige ampsu sellest kohutavast suurest ringist, kõikidest nendest võimalustest ja tarkustest, selle ampsu, mis meil aitab olla organisatsioonina tubli ja edukas. Ja siin on organisatsioonil palju teha. Ja see ei ole ainult tööandja, see on meie ise ka oma väikses kollektiivis, oma väikses nurgas, kuidas me selle töö ära korraldame siin. Parimal moel ühiselt mõeldes ja selliseid häid õpiampse ise oma seltskonnas genereerides ja kuidagi ka tehniliste vahendite kätte andes. See on minu mõte sellest maailmast. Suur aitäh, Ants Sild! Kas kellelgi on Antsule mõni küsimus ka? Ma ühe küsimuse siis küsiks, et kuna ikkagi see iseseisev õpe on nii suur roll,
kuidas siis ikkagi organisatsioon, te rõhutate ka organisatsiooni olulist rolli, aga kui neid protsente vaadata, siis me peaks ikkagi ise õppima, et olla edukas. Kuidas ikkagi see organisatsioon saab inimesi utsitada ise õppima? No esiteks selle võimalikult nagu lihtsaks ja mugavaks tehes, eks. Ja eks me kõik ju tahame oma tööd teha lihtsamini ja paremini, eks. Kui on selge, eks, kui ma saan selle töö käigus nagu selgelt aru, et kus see minu kitsaskoht on, eks. Ja kui ma tean sealt kuskilt õpiampsude keskkonnast, et kuidas ma nüüd selle õige koha üles leian, siis see toetab seda iseseisvat õppimist. See on see, kuhu täna ka need maailmalaiused tarkvarad suunduvad, need e-õppe tugisüsteemid, eks, et ma selle probleemi tekkides, mul on kohe selge tee, kuidas ma selle soovitusteni jõuan. Suur aitäh! Kohe ka õppimise lainele jätkame. Igatahes, Ants, võite tagasi suunduda oma kohale.